Võib-olla ongi elu selline. Meie närvisüsteemid puutuvad kokku, trigerdavad üksteist, äratavad meis vanasid lukustatud osi. Ja mõnikord on see valus, mõnikord segadust tekitav, mõnikord vabastav. Sest trigger ei ole alati ainult häving. Vahel on trigger hetk, kus emotsioon saab lõpuks pinnale tulla. Kurbus, mis tahab välja nutta, viha, mis tahab liikuda, valu, mis tahab lõpuks nähtud saada. Ja kui see hetk tuleb, siis võib-olla ära põgene kohe selle eest. Hinga, kuula ennast, lase sellel liikuda läbi sinu. Sest mõnikord on see emotsionaalne puhastus. Aga samal ajal õpi olema teadlik. Mitte kõik inimesed ei puuduta sinu hinge armastusega. Mõni inimene vajutab sinu päästikuid selleks, et sind kontrollida, manipuleerida, murda, segadusse ajada. Ja sellepärast tuleb õppida tunnetama, kes päriselt hoolib ja kes lihtsalt mängib sinu valuga. Sest ainult tark, teadlik ja hella südamega inimene oskab puudutada teise inimese haavu nii, et need hakkavad tervenema, mitte rohkem veritsema. Ja võib-olla ongi tervenemine see, kui vanad killud hakkavad lõpuks liikuma. Kui vanad lukustatud hetked vabanevad meie seest, et uus elu saaks sinna voolata. Uus hingamine, uus rahu, uus voolavus. Ja vaikselt meie närvisüsteem õpib uuesti elama, õpib uuesti tundma, õpib uuesti usaldama, õpib uuesti voolama koos eluga. Mitte läbi kontrolli, mitte läbi hirmu, vaid läbi teadlikkuse. Ja sellepärast hinnake neid inimesi, kes jäävad teie kõrvale siis, kui te plahvatate. Kes kuulavad teid, kes hoiavad teid, kes suunavad teid hellusega, kes ajavad teid naerma siis, kui hing on raske. Kallistage neid, sest sellised inimesed on haruldased. Aga pidage meeles see, et kõik võib meid kasvatada, ei tähenda, et inimestel on õigus üksteist lõhkuda. Kas ei tähenda manipuleerimist, ei tähenda hirmutamist, ei tähenda emotsionaalset vägivalda. Armastus ei ehita ennast teise inimese hävitamise peale. Olge hoitud, olge hoitud.